väga tähtsad väiksed võidud. Noh, võidad mingi konkurssi või spordisündmusel, saad mingi hea koha või ma ei tea midagi, kuskil võidad midagi oma arukusega, oma kehalise iluga, võidad missi või misteri, saad finaali. Nagu tänapäeval tehakse, eks ju, selle iludusvõistlused väikestele, keskmistele, päris vanadele juba ka oma, et võidad ära, seal saad nagu oma punktid kätte nagu. Muusikakonkursi võidad ja nii palju nagu siis konkursse, kus sa saad nagu, sul on võimalus nagu tunda, et yes. Nagu, kas või korrakski, Viktori, pärast küll unustavad kõik, aga sul jääb ikka see diplom alles või medal või see märk või isegi kui unustatas, siis saad päris hea, et kunagi ma võitsin selle, kõik teavad, see vend võitis kunagi selle konkursi. Tänane maailm, meil on vaja pai ja kõik ja seda tunnustust ja see on ka ju inimlik, et see ei ole nagu naeruväärne. Aga teistpidi, kui meil on selle peale kõik ehitatud, väga vähesed ikkagi saavad poodiumi number ühe peale seista nagu. Ja õppevideo võiks olla siis eile, ma vaatasin, ma olen nagu tennise, ise ka tennist mänginud ja nagu tennis meeldib ja vaatan ikka tennist ka ja siis ma ei ütle, kes või mis, aga võitis ära nagu vend. Nii pikk lahing oli, jalad krampis, jeeli käis, eks ju, suur eneseületus ja võitis. Ja pärast võitu kukkus pikali platsi peale. Aga rahvas kõik plaksutab, siis see, kelle ta võitis, see kui gentleman tuli lihtsalt surus kätte, läks edasi, jättis selle venna sinna pikali. Ja rahvas plaksutab, ka vend on pikali, jalad krampis. Ja kusjuures see ei olnud niimoodi, et korraks, see oli päris mitu minutit, keegi midagi reageerinud, rahvas plaksutas, kõik vaatasid, kus vend oli selili pikali, üksinda oma valudes ja käed nagu taeva poole nagu sirutas käed, et abi ei tule. 1 minut, 2, lõpuks tuli muidugi see meditsiinivend seal. Aga see võttis nagu nii kaua aega, see oli nii nagu hale naljakas, et see on meie võidud ka siin materiaalses maailmas, et jess, ma võitsin. Järgmine hetk on kas surm või mingid kannatused, oled täiesti üksi, isegi kõik võib aplodeerida, fantastiline, aga sa oled üksi oma valudes. See, et me oleme Jumalaga suhte kaotanud, iseendaga suhte kaotanud, see, et me oleme igavese algse tingimusteta armastusega sideme kaotanud, eks ju. Ja isegi need väiksed võidud, et see õppevideo oli väga hea, et isegi kui vend võitis, lõpuks ta oli pikali valudes, kõik plaksutasid, isegi see, kes, kelle ta võitis, see oli gentleman, kui patsustas õla all, läks minema, ta oleks nüüd ka aidata seal seda krampi või midagi, hoida tal, ta oli nii pettunud, et ta kaotas ta siis teise koha. Ühesõnaga, need õppevideod on hästi palju oma elust ja materiaalses maailmas, et see on nagu reaalsus, et ärme nagu väga hoogu lähe, kui me kuskil nagu siin materiaalses maailmas korraks nagu midagi õnnestub, võtame vastu tänuga pai ja tunnustuse, saadame oma esivanematele Jumalale, et edasi, et ärme nagu enda peale jäta seda. Aga siin nagu ei võida keegi, nagu vesi tõmmatakse peale kõigile, kõik lähevad, lõpuks on ikka üksindus ja surm ja surmahirm ja kuidas seda võita ainult läbi siis transcendentaalsete teadmiste, läbi puhta armastuse, mida saab kultiveerida argipäevas siis igapäeva sündmustus ja olukordades ja oma iseloomu parandamises.